Nüüd tuli vajadus liitium-ioon-akudele omavahel ühendusi tekitada nikkel 0,15 mm lindiga, mida tehakse punktkeevitusega. Või siis, kui juba selline aparaat teha, siis ma tegin talle teise võimaluse veel, et saab Nii, selle kasti sees on mikrolaineahju, vana mikrolaineahju jõutrafo, millelt on kõrgem pinge mähise asemele panin 1,5 keerdu sellist jämedat pehmet vasskaablit 50 ruutmillimeetrit läbi pindalaga, jah. Pindalaga siin indutseeritakse siis 220 voldist tegelikult tuleb välja, et 1,7 volti vahelduv pinget, aga kuna see mähis iseenesest on nii jäme, siis voolutugevus nendes elektroodide vahel on kuskil 400, 500, 600 amprit, seda ma ei saa mõõta ega ei oska mõõta. Lisaks oli vaja teha aegrelee toiteks, on siin 12 volti aku ja need 2 mikroreleed. Nende baasil niisugune lihtne lülitus, mille abil ma saan teha väga hetkelise keevitusvoolu. Selle keevitusvoolu saan ma pikkust saan reguleerida siin muudetavate elektrolüütkondensaatoritega. Kas ma panen neid juurde või võtan vähemaks, võib-olla siis 0,1 sekundist või veel vähem, ma ei tea, on siis see keevitusvoolu pealeandmise aeg, kui on liitium-ioon akudega tegemist. Kui ma tahan, et mul pidevalt oleks keevitusvool peal, siis ma lülitan ümber ja siis ma saan hoida nii kaua kui hoian, nii kaua keevitab. Nii, nüüd teeme siis esimese katsetuse nende liitium-ioon akude kokku ühendamiseks selle spetsiaalse nikkelindiga 0,15 mm. See on nüüd esimene katsetus, katsume, et oleks hästi paralleelselt. Nii, mõlema kontakti vastas. Loodan, et on. Surun peale ja annan korraks voolu. Nii, kas see jäi kinni? Vist jäi igaks juhuks, paneme teise siia kõrvale kohe ka. Nii. Peaks olema. No need on nüüd esimese proovipunktid. Proovime neid siis ära tõmmata. Ei, no need on kindlalt kinni, ma ei hakka need. Sest et siia selle nikkelindi külge ma saan juba joota. Joota hästi, jah. Punane tuli. See näitab, kui kaua keevitusvool peal on. Ma tegin sinna aegrelee sisse. Vajutan, no ikka, ma ei tea, mingi 0,2-0,3 sekundit ehk on. See oleneb jälle nende kondensaatorite mahtuvusest. Siit ma saan palun neid juurde ja vähemaks. Võtame nüüd siis, vaatame, kas nüüd on väiksem aeg. Jah, nüüd on ainult vilksatus. Ma proovin selle nüüd tangidega ära tõmmata. Või siit tuli küll kergelt lahti. Siit on kõvemini kinni. Ei saagi kätte. No ikka keevitab. Nii, proovin nüüd keevitada selle nikkellindi selle patarei külgmisele pinnale. Mis ta läheb õieti või mitte. Keevitas ja vaatame, mis juhtus. Vaatame, mis juhtus. See on täitsa kinni. No ma üritan sellest teha nüüd tavalist punktkeevitusaparaati. Nii. See on selle peale lahti keerama.
proovin see. Siin on see isolatsioon. Siin on isolatsioon, siin on isolatsioon. Seda. Selle pärast siis. Nüüd paneme selle elektroodi ära. Selle elektroodi ära. Ja paneme asemele. Nii, siia paneme ühe elektroodi. Umbes praegu esialgu nii kaugele. See suund on natukene vale. Niimoodi. Kinni, kinni, kinni. On ühendus ja enam voolu keevitab, kaua ma lasen. Kõvasulamaplaati panna selle vase peale, kas see üldse on võimalik, et saab niimoodi keevitada. Proovime. Panen ta risti siia peale. Nii. Surun vahele ja kõvasulamaplaatas prõksti puruks. Aga ta läks tegelikult liiga äkki sai kuumust siis. See on kiirlõike teras, aga vaata, kas ta seda kuumutab üles, et kiirlõike teras sepistada. Ja. Nüüd ma saaks lüüa talle jämedamaks. Noh. Nii et kiirlõike terast sepistada saaks ka. See on aegamööda kuumaks. Nii. Vask sulab. Ja pooraks jookseb ümber ka. Nii, nüüd ma siis jootsin vasega jootsin kõvasulamaplaadi tüki ühe rauatüki külge. No põhimõtteliselt on võimalik muidugi. Noh, see on siin kinni, no loomulikult see on siin, see on, muidugi ta on kinni. On näha, et vask on sulanud ümber. Jällegi aegamööda tehes on niisugune asi ka ehk võimalik. Ma ei tea, kas keevitas või keevitad. Jah, keevitas kinni küll. Keevitas kinni küll. Nii et siin on vasega jootsin kõvasulamaplaadi
ühe teraspleki külge siin terasplekk ja üks 4. varras. Kurat, aga ta ei ole ilusti, aga proovi seda joota. Ajan kuumaks ja lisan vaskjootevarrast. No nii. Järgmine katse on tehtud. Siin on vaskjoodis. Vaskjoodisega panin praegu lisaks sellele punktkeevitusele. No see on nüüd nii kinni kui kinni. Nii et igasuguseid katsetusi tehes saabki sellega ühte teist ikkagi keevitada.